Millest siis hirm ikkagi alguse saab? Hirmu algus ulatub 100 miljoneid aastaid tagasi. Meie ürgsed esivanemad sõltusid hirmust ellujäämiseks. Meie aju hirmukeskus asub amügdalaas, mis on väike mandlikujuline struktuur ajus. Amügdala mängib võtmerolli emotsioonide, eriti hirmu ja ärevuse töötlemusel. Kui aju tajub ohtu, olgu see siis füüsiline või psühholoogiline, aktiveerub amügdala ja käivitab kehavõitluse, põgenemise või tardumise reaktsiooni. See on automaatne reaktsioon, mis on evolutsiooniliselt välja kujunenud ellujäämise tagamiseks. Tänapäeva ohud ei nõua kiiret füüsilist reaktsiooni, kuid amügdala käivitab siiski samu protsesse nagu iidsetel aegadel. Kahjuks ei ole meie aju jõudnud evolutsiooniliselt kiiresti kohaneda kaasaegse maailmaga, kus otseseid füüsilisi ohte esineb harva ja ohud on nüüd pigem psühholoogilised, nagu näiteks hirm avaliku esinemise ees. Avaliku esinemise hirm on üks levinumaid hirme, mõjutades ligi 75% elanikkonnast. See hirm piirab inimeste karjäärivõimalusi, sest paljud väldivad esinemisi ja oluliste ideede väljendamist, mis takistab isiklikku ja ametialast arengut. Hirm ebakindluse ja tundmatu ees. Sinu iidne aju kipub tajuma tundmatut potentsiaalse ohuna, kuna sul puudub piisav info, et end turvaliselt tunda. See aktiveerib sageli võitle või põgene reaktsiooni, pannes sind muretsema ja vältima uusi olukordi. Seega loobud väljumast oma teada-tuntud mugavustsoonist. Isegi siis, kui su praegune elu sulle ei meeldi, mis on naeruväärne, aga peaasi, kui ei peaks silmitsi seisma uue ja tundmatuga. Hirm sotsiaalse lävimise ja üksinduse ees. 2 imelist tunnet, mis on justkui vastanditeks, kuid töötavad suurepäraselt koos, et su elu keeruliseks teha. Ühest küljest kardad piinlikkust või ebamugavust teiste seltskonnas ja jooksed hea meelega eemale igast sotsiaalsest olukorrast. Teisest küljest aga, kui lõpuks oled üksinda, siis hakkad muretsema, et jäädki üksi, ilma sõprade ja inimliku kontaktita, ning see tunne pole ka parem. Nii et siin sa oled, tahad olla koos inimestega, aga kohe kui sinna satud, tahad kõike muud kui nendega koos olla. Ideaalne retsept pidevaks rahulolematuseks. Sa juba tead, et oled energiakogum ning ma kindla välise piirita ja et mitte miski ei muutu sinu elus enne, kui sinu energia ei muutu. Sa tead ka seda, et iga sinu mõte loob sinu reaalsust. Hirmude kohta on üks kuulus väide, et ainus asi, mida karta, on hirm ise. See, mida sa tegelikult kardad, on tunne, mida sa koged, kui tunned hirmu. Üks on selge. Oma hirmude vältimine toob lõpuks kaasa selle, et need kasvavad suuremaks ja talumatumaks. Ja lõpuks pole ju palju nõutud, et vaataksid hirmule otsa ja ütleksid sellele: stopp, ma valin oma elu kergema versiooni. Tähtis on, et jõuaksid sellesse punkti, kus sa mõistad oma võimet kontrollida või muuta seda, kuidas sa end tunned. Enamus inimesi isegi ei proovi oma mõttejõudu, sisemist tarkust ja võimu kasutada. Selle asemel nad piinavad ennast päevast päeva asjatult. Me kõik teame, et sõnad ei õpeta. No proovi siis ära, kas või läbi viha, kui ennast hästi tunda on sulle veel liiga keeruline. Näiteks valid teadlikult vihase mõtte ja kordad seda piisavalt kaua, kuni tunned, kuidas see talumatu hirm hajub. Siis on sul tõendusmaterjal sõnade asemel, et sa ei pea enam kunagi kartma.
sest nüüd tead alati, et sul on võime oma mõttejõudu kasutada ja keskenduda